Tere, tere, hei, minu head vaatajad, minu fännid, minu pidevad jälgijad ja teile ka, kes te olete esimest korda sattunud minu kanalile. Ma olen Auli ja mul on väga hea meel teile siin taas. No võib-olla üle pika aja ma ei tahaks öelda, aga siia jälle üks video postitada. Ja mis seal salata, suhted, mehed, naised. Nii et see on üks igivana teema. Mul oli lihtsalt hiljuti oma ühes äraladumises lihtsalt üks väga traagiline selline suhte nagu selline suhte lugemine, siis ma natuke võib-olla nagu sellest ajendatult mõtlesin, et okei, et ma teen siis nüüd üle tükk ajaga kollektiivse ladumise. Tegu on ajatu ladumisega, ükskõik millal te seda vaatama satute, tegu on kollektiivse ladumisega, see ei ole eraladumine, ma teen ka eraladumisi, kui te soovite eraladumisi, siis kirjutage mulle meilile, mis on siin selle video all, auli.maagiline@gmail.com. Ja ma teen siis kahte sorti, ma teen täpselt samal sorti kahte moodi seda ühesõnaga samamoodi nagu ma siin siis teen videona ja siis teiseks teen siis tunniajalist nõustamist Messengeris, WhatsAppis, kus te iganes seda soovite. Ja seal te võite esitada siis nii palju küsimusi, kui te siis jõuate. See on ka nõustamine, seal me arutame lahti võib-olla need probleemid, need sõlmed, mida igaüks ise nagu vaadates, ise oma elu lahates ei suuda võib-olla teha ja ei näegi. Sest ega nii nagu iseendal on ju väga raske kaarte panna, siis on ka iseenda probleeme lahendada ju tegelikult väga raske. Nii et need on siis sellised ühesõnaga, mida ma teen ja need on siis puhtalt ainult teie energiatest. Ja WhatsAppis ja Messengeris need videod, mina olen seal näoga ja minu tingimus on see, et ma ei tee mingile kassinägudele ega mitte mingitele küsimärkidele ega robotitele seda. Teie peate olema seal täpselt samamoodi videona, näoga, nii nagu olen ka mina. Ja jälgige ka, vaadake ka minu Facebooki samanimelist lehte ja kui te soovite raamatupidamise teenust, siis võite ka minuga ühendust võtta. Nii, Auli reklaamiminutid on nüüd lõppenud ja hakkame vaatama siis suhet, mida tema tahab sulle öelda, millises seisus see suhe praegu on, kuidas läheb edasi ja mis iganes. Ma teen selle ladumise praegu niimoodi, et siia tuleb rääkima mees. Poisid, palun, kallikesed, kes te mind vaatate, eks ole, ma tean, et te vaatate mind, pöörake siis palun ringi, kui teil on seda vaja teha. Aga nii see paraku on. Ja vaatame siis suhet, vaatame lihtsalt siis alustuseks seda, et millistes energiates, ma istun jube kaugel kuidagi, et millistes energiates see suhe nagu siis praegu on. Siin võib olla ka väga ilus ja siin võib olla ka natukene midagi viltu, aga vaatame, millistes energiates see suhe siis praegu on. Siin on väga palju tundeid selles suhtes, siin on väga aeglane liikumine, aeglane kasv, väga kaua tehtud kaunikene. Siin on üks väga selline hästi, vahel ka väga terava ütlemisega, vahel ka selline kes ütleb võib-olla liiga palju välja, kui ta mõtleb, pärast kahetseb, eks ole. Õhumärgid on need. Mina olen ise ka õhumärk, eks ole, aga ma ei ole küll mõõkade kuningas, aga ma olen mõõkade kuninganna. Nii, ja vaatame siis veel. Nii, no midagi väga sellist hullu ma nüüd praegu selles ei näe. Siia tuli välja siis kuningas ja kuninganna. Kuninganna on siis armastuse kuninganna, mis on siis hästi avatud armastusele, tunded on olemas, siin on väga palju siirust, siin on väga palju sellist soojust, hellust selle naise poolt ja siis natukene selline, nagu ma juba ütlesin, selline natukene kontrolli tahtev ja nagu, et just see mees on nagu siin selline, teen, käisin, poon ja lasen. No paraku siuksed mõõkade masti sellised esindajad nagu on sellised. Siin tegelikult praegu nagu näitab, et see
saamine ja andmine, see on saamise ja andmise, see on pentaklite 6, müntide 6, müntid alati tähistavad tegelikult materiaalsust ja kui ta tuleb suhte ladumises, ka siin on mündid, eks ole. Aga praegu on mul tegelikult selline tunne taju pealt, et siin on natukene sellist aeglast ülesehitust. Aga ärge rutake, ärge kiirustage, alati jõuab see rong kohale. Alati tuleb see tramm, kui te ootate midagi, ootate taksot, see ju alati tegelikult siiski tuleb. Ja ärge rutake, ärge soovige midagi tagant lükata niimoodi, et ma saaksin nüüd nagu selle vastuse nüüd ja kohe praegu. No seda räägib nüüd koksikjõhumärk, eks ole, ühesõnaga, kellel on kannatus. Aga ma olen muuseas väga palju õppinud, ühesõnaga niimoodi, et ma ei ole enam kaugeltki selline, ühesõnaga, et ma nüüd olen kannatamatu. Aga kaua tehtud kaunikene, et kui te nagu selles suhtes nagu lepite praegu sellise tasakaalustamata, ma räägin sellest kaardist ka natukene hiljem, sellise aeglase ülesehitusega, siis sellel on väga ilusad tagajärjed. Sellel on väga ilusad tagajärjed, sellepärast, et vaatamata sellele, et see mees on praegu siin selline, et tead, ma nüüd tulen ja teen kõik selgeks ja kui keegi siia peaks tulema, siis ma võtan selle mõõga välja ja ikka näitan ikka igale ühele. Aga tegelikult on selline, väga selline hooliv ja ta tegelikult väga kaalutleb, võib-olla sinu naise arvates ka natukene liiga palju. Aga nii see on. See on küll saamise ja andmise kaart, aga mulle tundub tegelikult siin seda kompotti nagu vaadates ühesõnaga, et see saamine ja andmine selles suhtes praegu ei ole küll hetkel tasakaalus. Et siin on saamine ja siin on andmine, aga keegi annab nüüd natukene rohkem siin selles suhtes, kui siin siis nagu on. Aga kuna me vaatasime, ütleme nagu me tahtsime selleks pealkirjaks teha siin, et mida ta tahab sulle, praegu me vaatasime seisu, eks ole, et mida siis see meespool, mul on väga hea meel, et siin tuli välja, aga natukene nagu, siin on tunded mõlemipoolsed, aga siin on natukene seda andmist naise poolt rohkem. Ja see võib-olla viibki selle asja natukene siis tasakaalust välja. Ma ei ütleks seda, et mees annab. Et mees ei anna üldse, loomulikult, et ta annab ühesõnaga. Sellepärast, et sellised mõõkade kuningate esindajad ongi sellised, et tegelikult oi, kuidas ma tunnen, oi, kuidas ma armastan tegelikult, aga vaata, ma ei näita seda välja. Ma ütlen seda, eks ole, aga ma ikka vahest tahan jätta endale sellist muljet, et ma võib-olla nagu olen külm. See lihtsalt on niimoodi ühesõnaga, et nagu võib-olla sellega te peaksite ka nagu selles suhtes harjuma. Vaatame siis, mida see meesterahvas, see mõõkade kuningas siis nagu tahab teile praegu öelda. Siin võib-olla on mingisugused probleemid üleval praegu ja mulle ikkagi siin nagu tundub, et see ei ole võib-olla päris selline, kus nagu ollakse või elatakse koos, et see on nagu selline natukene teistmoodi suhe. Mida see mees soovib sulle öelda? Oi, kui ilus karikate 2 on armastuses, on suure armastuses, on suurte tunnete, see on ühenduse, just ma tahan öelda siin, ma tahan rõhutada, kuna see on suhte ladumine, eks ole, siis see on ühenduse kaart, see on väga suure ühenduse kaart ja see mees tahab perekonda, aga nii väga suur side ja kui ma ütlesin siin eespool millegipärast, kuigi ma ei olnud neid järgmiseid kaarte siia võtnud, eks ole, välja, siis väga suured tunded on teil mõlemal poolel. Teil on väga suur side, te kogu aeg mõtlete teineteise peale. Mulle tundub siiski, et see on paar praegu, kes ei ole koos. Ja see mees tahab tõesti öelda, et ta tunnatab kogu aeg seda sidet, mis siis, et ma olen küll, ma räägin praegu nagu selles kontekstis, nagu see mees räägiks, eks ole, et mis siis, et ma olen vahest küll, mis siis, et ma olen see mõõkade, see, eks ole, ta soovib perekonda, ta soovib täispanka, ta soovib anda sulle sellist materiaalset küllust,
materiaalset heaolu, kuid nüüd on siin üks asi, selles on väga palju armastust, selles on väga palju kirge ja tulevad ka uued kirglikud algused, see mees lubab sulle seda, sest sauade äss on, mis siis muu, sauad on alati kired, eks ole, ja ässad on alati uued algused, aga vaata, siin on nüüd selline asi, et kuna ma eile rääkisin ka sellest saamisest ja andmisest, siis tegelikult sellel mehel on väga suured hirmud ja ta tahabki sulle seda öelda, et ma tegelikult kardan, mul on olnud magamata öid ja võib-olla ma olen praegu nagu eemale tõmbunud sellest, aga ära mitte iialgi unusta, et ma armastan sind, meie vahel on side, ma soovin perekonda, kõike seda, aga siin mulle tundub nüüd, et on, võtame ühe rea veel, võtan teised kaardid, et mida see mees tahab sulle siis praegu öelda, et mille pärast ta nagu muretseb siis praegu, et see mõõkad 9 on väga suur murekaart ja natukene ka tegelikult ülemõtlemise kaart, aga mingid probleemid ikkagi siin on, kuigi armastus on tunda, on side, on ühendus, on perekonna soov, kõik on. Võib-olla need on nagu materiaalsed mured, et võib-olla tal ei ole praegu nagu materiaalsusega kõik kõige paremas korras, et kuna ta tahab sulle ka pakkuda materiaalset nagu niimoodi kindlustatust aga ta teab nagu võib-olla, et ta ei suuda seda sellel määral nagu pakkuda. Jah, siin on sõltuvused, aga päike, kunagi päike, see on ikka tõesti väga ja niisugune ta tahab sulle öelda seda, et vaatamata kõikidele nendele no see on saatan, eks ole, nendel saatanlikele sõltuvustele ja sõltuvused ei pruugi olla ainult alkoholist. Sõltuvused võivad olla vanematest, sõltuvused võivad olla tööst. Sa tead, naine, kes sa praegu seda vaatad, millest need sõltuvused on. Ja ta ikkagi väga tahab seda öelda, et ta nii tohutult ootab, et need igasugused takistused ja need sõltuvused nagu teistest asjadest, mis võib-olla iga kord ei olegi nagu temast sõltuvalt, et see päike tuleb välja, et nad kaovad, et tuleb tasakaal, tuleb õiglus, et jah, siin on nagu see saamine ja andmine, see ei ole nagu mehe poolt ühesõnaga, siin on see paigast ära ja sellepärast ta muretseb tohutult, ta muretseb selle pärast ühesõnaga ja ta nii soovib nagu, et see päike tuleks ikkagi välja ühesõnaga ja kusjuures muuseas minul siin Polivere külje all tuli päike välja. Meil on 24 tundi põhimõtteliselt järjest siin ainult lihtsalt vihma kallanud. Nii et meil on siin kõik veenõud, kõik tünnid, kõik asjad on täis ja nüüd lihtsalt eile õhtul mõtlesin, et mina tõstan käed üles ja las voolab siis maasse tagasi. Et lootusse tagasi peab ka midagi olema ja mul tuli praegu päike välja, see täiesti kummaline, siis kui ma seda lindistan siin. Nii et ma ütlesin, et päike tuleb välja, eks ole, siis päike tuleb välja. Võtame võib-olla ühe rea veel nagu, et mida ta tahab sulle öelda, mida ta sellest suhtest tahab, see on siit juba välja tulnud, eks ole, ja ta muretseb tegelikult ikkagi sellepärast, et võib-olla jah, see saamine ja andmine, ma ei tea, ma nagu koldun natukene, et ta kordab nagu, et tal ei ole nagu materiaalselt võib-olla sulle nii palju anda, kui mul oli hiljuti üks klient, muuseas see klient on meesterahvas. Ma olen talle nagu niisugust nõustamist ja nõu andnud päris pikka aega ja temal on praegu käsil selline suhe, et see ei ole siin, ma ei lao sulle seda praegu, siin on hoopis teised asjad, aga siin tuleb ka väga tugevalt välja see, et sellele see naine isegi ütles, et sa oled ju nii vaene, et sinuga ei saagi kuskil käia, et me ei ole võrdsetel nagu tasemetel. Siin nagu mulle tundub, et nagu kipub ka natukene olema, aga see ei pruugi siin niimoodi olla, et siin võib olla nagu seoses midagi sõltuvustega. Nii, vaatame, mida see kallis mees tahab sulle nagu veel öelda. Tahab ikkagi uusi algusi, ta kardab väga, et sa lähed ära ja materiaalseid uusi alguse ja see tuleb siin nagu eriti ja taas tuli välja karikate kuninganna, eks ole, no sa oled ikka nii karikate kuninganna talle, sa oled ikka nii karikate kuninganna see naine talle, sa oled imeline naine, ta tõesti nii väga armastab sind
ja see on kõik, need on, kui korduvad kaardid tulevad, siis see lihtsalt on nii, nagu te näete, eks ole, need on erinevad kaardipakid, aga üks on siis tänapäevane taaro ja teine on siis Igihaljas taaro, mis need kaardid on mul alates 2007. Nii et võtke siis ise juba siis peaaegu 20 aastat olen ma neid ühtlasi samase kaarte, need on küll väga kulunud, aga nad näevad väga hea välja. Väga head välja, ma ikka neid puhastan alati kuuvalgel ja kõik. Sa oled imeline ja ta tahab tegelikult tõesti, ta on nõus minema sinu kõrval. Ta on nõus minema sinu kõrval kõndima seal Kalju serval, võtma lihtsalt selle kepi sinna üle õla ja panna sinna võib-olla sisse üks võileib, üks joogipudel ja lihtsalt minna koos sinuga. Teda tegelikult ei huvita absoluutselt mitte midagi muud. Teda huvitab ainult see, et sa oled tema kõrval. Issand, see on nii ilus armastus praegu, mis siin on. See on nii ilus armastuslugu tõesti, mis siin on ja mulle tundub, et see... Mulle ei tundu siin, et keegi on nagu siin seotud või millegipärast see on nagu kuidagi, või võib-olla, võtke seda nii nagu ise näed. Ja ta tahab nii palju uusi algusi, siin tuli jälle need uute alguste kaart, eks ole, nii kirgliku kui ka materiaalsust, eks ole, uut algust, sa oled niivõrd kallis talle, sa oled naine ülivõrdestane, poisid pöörake ringi, eks ole. Ülivõrdes naine, ta ei karda mitte midagi, kui ainult sina oleksid tema kõrval igavesest ajast igavesti ja muidugi ta kohutavalt kardab tegelikult, et sa lähed ära. Et sa lähed ära ja sa ei tule võib-olla lõplikult tema juurde. Sa võib-olla arvab, et sul on nagu kuskil mingisugused rahulikumad kaldad. Ja mulle tundub siin ka, et siin on olnud selliseid lõpetamisi ja alustamisi ja lõpetamisi ja selliseid asju. Nii et vaatame nagu, kuidas läheb selle suhtega edasi. See on väga ilus ladumine, mulle meeldib. Siin on nii palju tundeid, siin on nii palju armastust. Siin on mõlemile poolne side, sest kui tulevad karikad ja päike ja kõik ja karikate 2, see on nii oluline kaart suhtes. See on kõige tähtsam kaart siin, sest siin on, ma ütleksin, et meeletu armastus, meeletu side, kõik on, aga millegipärast midagi praegu on nagu veel, mis takistab. Nii, kuidas läheb selle suhtega edasi? Vaatame siis selle peaingli taaro kaartide käest, et kuidas läheb see suhe nagu edasi. Ilus suhte ladumine on, see on tõesti ilus. 3, oi. Nii, ma läksin see jälle vastu. Mul on selline tunne, et ma vist pean selle ladumise ära lõpetama, sellepärast et siin on, tead, naine või mees, kes sa seda vaatad, ära muretse, mitte millegi pärast. Teil on mingisugune kohtumine siin ees, laevad, nutikas planeerimine toob külluse aeg teha järgmine samm, optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. See on sauade 3 ja see on see, sauade taaros on see on ootamise kaart. See on ootamise kaart, see on soovide täitumise kaart, ühesõnaga, see on ühesõnaga kullakesed, kõik see, mida te olete planeerinud, tuleb ka, nüüd tuli välja ka nüüd täielik paar, kuna see ennem oli see mees, mulle tohutult meeldib vaadata nagu sellist tervikut nagu siin kaartides, eks ole, et neid 2 kuningannat ja seda ma juba näitasin, eks ole, et ära muretse naine, ta kaotab selle külmuse tegelikult ja võib-olla siis, kui te olete juba koos, et ta tegelikult oma hinges, oma südames, oma loomuses, issand, mulle meeldib see ladumine praegu, ma ei tea, andke mulle andeks, aga see on tõesti, ma ei tea, miks ma seda pidin tegema, aga niimoodi see on. Jah, sa võid julgelt usaldada, oskus saavutada palju asju ühe korraga, järgi oma loomingulist kirge. Mul tuli paar päeva tagasi, tuli Rahveli kuningas, ehk siis karikate kuningas tuli mul päevakaardiks. Ma sain väga suuri vastukajasi sellele, ühesõnaga niimoodi, et mul ei ole siin mingit kuningat ja kallikesed, need kaardid, mis ma panen ka sinna Facebooki enda samanimelisele lehele,
Need on täpselt samamoodi kollektiivsed. Ärge otsige sealt mingisuguseid märke, kui ei ole, siis ei ole ja siis ei olegi. Võib-olla järgmise päevakaart tuleb teile, ma küll iga päev nüüd neid ei pane seal, et ärge otsige märke. Ma tean, et kui te olete võib-olla haiget saanud või kui te olete võib-olla natukene pessimistlikud, siis te aju otsibki märke. Näiteks, kui te olete väga rängalt petta saanud, eks ole, siis te aju otsibki iga järgmise partneri juurest ka seda märki kogu aeg, et äkki nüüd tema ka mind petab, eks ole. Nii, see selleks. Ja ta muutub ise ka selleks karikate kuningaks, rahvali kuningaks. Siin on topelt karikate kuningannad ja lõpuks sellest teravast ja võib-olla sellest ütleks. Ta on oma hinges tegelikult rahvali kuningas, karikate kuningas. Ja ta tahab seda olla ja ta tegelikult ka on seda. Ja väga selline nooruslik ja täiesti teil tuleb mingi, ma ei tea, see on ka tegelikult nagu mingisugune, see on reisimise kaart, kohtumiste kaart, see on ka tegelikult nagu minek nagu rahulikumate kallaste poole ja siin on täpselt samamoodi rahvali baas on uus emotsionaalne olukord, sõnumid suhte kohta või kutsed seltskondlikele üritustele, suurepärane intuitiivne mõistmine. Teate, mingisugune, ma ei tea, mulle tundub nagu praegu nende kaartide põhjal, et teil on rohkem nagu selline internetisuhtlus, et see on selline internetiarmastus, et reaalselt te olete küll ka kohtunud, aga mingisugune ees seisab mingisugune imeline kohtumine, imeline ettevõtmine ja see ongi see, kas te lähete siis laevaga või lähete te lennukiga või lähete te rongiga või millegiga, et see laev on ikka nii purjes ja juba tegelikult mõlemad ja eriti sinu naine nagu vaatad selle poole. Ma rohkem mitte midagi ei oskagi öelda, sellepärast, et ma ütlen niimoodi, millegipärast sina naine muretsed selle suhte pärast, siin ei ole mitte midagi muretseda. Siin on probleeme, siin on praegu need nagu veel mingisuguseid takistusi, aga need kõik kaovad. Päike tuli siin välja. Ma võtaksin tegelikult ühe kaardi veel, et kuidas siis nüüd päris kindlasti see siis nagu edasi läheb, et mis on appi. Kõik. Päike, see on taas päike. Kuulge, siin selles suhte ladumises on 2 päikest, 2 armastuse kuningannat, armastuse kuningas, mingid minemised, tohutult palju uusi algusi, armastustunded, sidemed. Ma ei ole nii kaua aega nii ilusat suhte ladumist, ei oma eraladumistest ega ka siin üldse teinud. See päike tuleb välja, oodake, kannatage. Kui tuli siin ka see müntide rüütel, eks ole, mis on väga aeglane kasv, aga kaua tehtud kaunikene. Nii ilus on kõik. Issand, kui ilus, tõesti. Mu head, ma sellega lõpetan selle ladumise. Palun laikige, kirjutage kommentaare, tellige mu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi. Jälgige minu Facebooki samanimelist lehte ja mis siis kõik veel ühesõnaga. Ja kui te soovite eraladumist, kui te soovite tunniajalist nõustamist, kus te saate panna kui palju küsimusi esitada kaartidega, siis kirjutage mulle meilile. Ilusat augustikuu jätku veel, kuigi see on natukene vihmane, natukene nutune, eks ole, nagu vihma poolest nutune, siis tegelikult ikkagi veel suvi kestab ja naudime siis seda. Kõike head. Tšau!